tere kõigile, kes meid kuulavad kusagil kaugel internetis ja kes on siin vägagi palju inimesi on siin Lahemaal, Valge ja Veinivillas ja mina olen kirjastaja Epp Petrone, kes siia olen jõudnud tänu sellele, et siin Valge ja Veinivilla perelaine Tiina Kuuler on väga paljude muude tegude seas saanud valmis raamatu Meie veinid ja minuga siin siis koos hakkab Tiinat küsitlema terve hulk inimesi, võib-olla aitab ka, kes siin saalis meil on, aga Eesti Sommelierde Erakooli direktor Ene Ojaviski oled sina ja ka sinul on see raamat ilusasti läbi lõpuni loetud. Mina ütlen seda, et olen natukene sellises algaja seisundis, et päris lõpuni ei ole veel jõudnud, aga küsimusi juba on. Ja ma mõtleks, kust seda alustada, et raamat algab aastast 2007. Väga huvitav, et meie kirjastus Petrone Print tegelikult algas ka 2007 ja see oli selline 17 aastat tagasi. Võib-olla räägi see lugu, mis on ka raamatu alguses. Kuidas see sulle nagu pärale jõudis? Sa tegelikult väga hea ajakirjanik, hinnatud. Mäletan, kuidas vaatasin kunagi ajakirjandusosakonnas juba sinu poole, et milline vinge tegija, terav sulg, kõik toimib, aga tegelikult ja nii oli, et ma olin paar aastat noorem ja vaatasin ja imetlesin ja siis tegelikult aeg kulges ja juhtus selline asi, et hea sulega ajakirjanik jõudis ilmselt mingisugusesse sisemisse kriisi ja suutis selle lahendada kombineerides sellise mingi kire, mis tekkis, aga kus ta tekkis ja kuidas see lugu oli, et sa tahtsid järsku naljaga pooleks hakata veiniministriks? Ei, see tahtmine oli ikka tõsine, ei mingit nalja. Aga tegelikult oli siis asi niimoodi, et hobina hakkasin ma veini tegema mõni aasta enne seda, nii umbes 2005 vist. Ja kõik need ilusad klaaspudelid, mis te nüüd näete siin üleval servas ja tõlkul siin teisel korrusel on veel, et need kõik on meie pere reliikviad. Selles on teinud veini nii minu vanaema, vanaisa kui ema ja kuidagi tuli see, et ma hakkasin ise ka veini tegemist katsetama. Aga mismoodi siis toimus elukutse vahetus oli see, et aastal 2008 oli majanduskriis, väga palju väljaandeid pandi kinni ja meie üks väljaanne siis pandi ka kõige täiega ühe korraga kinni ja siis ma pidin natukene aega mõtlema, mida ma edasi teen. Käisin Töötukassa korraldatud ettevõtluskursustel ja mul tegelikult oli suhteliselt naljakas valik. Ma mõtlesin, kas me teeme mootorratta parandamise töökoja või ma hakkan tegelema veiniga. Kas sa näe, kõik said aru, kumma ma valisin, aga jah, tol hetkel olid sellised naljakad valikud. Ja siis kohe alguses ei olnud Eestis veel nii parajasti head seadused, et oleks saanud hakata väiketootjana veini tegema. Ja nii ma alguses alustasin veinitarvikute maaletoojana, müüjana, hulgikaupmehena. Ja selleks, et õpetada inimesi, kuidas kasutada kõiki neid vidinaid, mida ma müün, hakkasin ma tegema koduveini kursuseid ja koduveini konkurssi, sealt hakkas juba seda veini niimoodi üle jääma ja sealt siis ikkagi keris edasi mõte, et vaja oleks teha ka veinikoda. Ma vahepeal ütlen, et see tee ei läinud täpselt mitte nii libedalt, nagu ta siin räägib. Kui tegin ja käisin ja olin ja ta vahepeal käis ikka koolis ka. Käiski meie Sommelierde Erakoolis. Ma mäletan, kui Tiina tuli, siis ta alguses valutas lihast, sest ta lootis, et Töötukassa maksab tal selle esimese kursuse kinni. Ja siis selgus, et tookord oli Töötukassas selline reegel, et sa võisid ennast täiendada ainult sellel erialal, mille pealt sind oli lahti lastud.
ja loomulikult ajakirjanik sommelieks saada mis sa saad aru, ei olnud võimalik. Ja siis sulle pakuti 2 võimalust, mis olid omakorda jälle väga imelik. Et kas sa õpid lasteaia kasvatajaks või mingi teine sama absurdne asi. Ühesõnaga, ajakirjanik veinidega ei oleks tohtinud tegeleda, õppida seda, aga anna oma väiksed lapsed tema käsutusse ilma teadmata, see oli nagu okei. Sommelier kool on tõesti mind väga palju aidanud. Olen seal kõik 3 kursust läbi käinud ja muist lapsi ja miniaid ka sealt poolele maale vähemalt läbi vedanud. Ja sommelier koolile olen ma tõesti väga tänulik, sest see õpetas veini analüüsima. See õpetas veini maitseid tükkideks lahti võtma ja neist aru saama ja aitas kaasa mõelda, mismoodi ma nende maitsetükkide mõjutamisega saan edasi tegeleda. No nüüd on küll see valdkond, kus mõned inimesed teavad väga palju ja mõned inimesed teavad ainult seda, et vein teeb natukene pea vinesse. Kas oskaksid tuua mõne sellise toreda näite sellest, et kuidasmoodi see nagu siis veinilabor, veini katsetamine käib, et kuidas sa paned mingisugused tükid kokku ja tuleb midagi erilist välja, mis on sind üllatanud? Hää küll, see on mu veini tegemise protsessi juures minu lemmiketapp, on siis maitse rihtimine. Minult tihtipeale küsitakse, et aga mis sa siis teed, kui mingi vein, nagu, sa lõpetad, ta tuleb välja, aga ta ei maitse sulle, ta ei meeldi sulle või vein ei ole välja tulnud. Ma räägin, sellist varianti ei ole olemas, sest ma teen ühte veini nii kaua, kui ta mulle meeldima hakkab. Kõik minu veinid meeldivad mulle ja mismoodi ma seda maitset vihin. See ei ole päris karske inimese töö ja tuleb maitsta. Kogu aeg ei jõua välja ka sülitada, eks sa sätid need maitsmised õhtupoole, kui ei ole vaja enam käia kuskil autoga sõitmas või vastata tähtsatele meilidele. Mismoodi ma maitset sätin? Üks asi on suhkur. Kas teeme natukene kuivemaks, teeme natukene magusamaks. Kuna mul alati käärib korraga mitmeid erinevaid veine, ma võin proovida lisada tilgake üht veini või teist veini, mis jällegi maitset muudab, värvi muudab, aroome muudab. Veini saab näiteks külm kontsentreerida. See tähendab seda, et võtad veini, paned sügavkülma ja siis lased välja sulada ainult selle esimese kõige kangema, kõige maitserohkema, tummisema osa. Ehk et sa nii-öelda tihendad veini maitset tema endaga kontsentreeritud kujul. Niisuguseid igasuguseid väikseid trikke, millest ka ma selles raamatus kirjutan, mismoodi veini maitseid rihtida, parandada, et see on see, mis ma teen. Selle veini külmutamise saab iga ühele saalis või ka läbi ekraani selgest teha niimoodi, et kui te võtate maha jäätise ja seda luitsutate, siis kõigepealt on madus ja hea ja siis ei näri teda, vaid kui luitsutate, siis läheb järsk vesisemaks. See on täpselt sama asi, et see vesi jääb külmunuks ja maht kontsentreerub. Kõik nii lihtne see ongi. Tema ongi meil kooli direktor. Sellepärast oskabki selle ilusast ära seletada. Ja kuidas tooksid ikka mõne näite mõnest sellisest huvitavast koostisosast või millestki, mis oleks ebatavaline? Mul jäi silma näiteks see, et läbi aegade nõukogude veinikirjanduses on öeldud, et arooniast ei tasu veini teha, puhtast arooniast, ja siis sina otsustasid katsetada ja väga hää tuli. Mida sa veel oled niimoodi katsetanud? Jah, arooniaga tõesti oli see, et mulle aastaid tagasi mees tegi hästi ilusa sünnipäevakingi, ta oli käinud läbi kõik Tallinna linna antikvariaadid ja otsinud kokku kõik veini tegemise õpikud, raamatud, brošüürid, lehed, lendlehed, mis see oli vist tõesti 40-ndatest kuni kuskil 80-ndate poole peale.
ja seal oli siis nagu see, et autorite nimed võisid erineda, aga kohati mulle tundus, et nad olid üsna üksteise pealt sõna-sõnalt maha kirjutanud mingeid lõikusid. Ja üks neist väidetest siis oligi, et Aronia ei kõlba kuhugi. Ja see oli hästi oluline moment, see Aronia veini moment, sest et algul katsetad ise ei tea ka kõike veinist, mõtled, et issand, äkki vein võib olla mürgine või ühesõnaga küsimused, mida mulle tänapäeval ka esitatakse. Ja siis ma leidsin Uku Kuudi blogi. Uku oli meil siin ka hea mitmeid aastad tagasi selline veini tegemise tuntum käilakuju ja viinamarjakasvatuse oma. Ja siis ma kirjutasin Ukule sel hetkel täiesti võhivõõral inimesele, et kuule, kas siis Aronia vein ikka kõlbab nagu kuidagi nagu teha üldse, et kõik raamatud ütlevad, et see ei kõlba kuhugi. Ja Uku naeris ja ütles, et usu sinu raamatuid rohkem, jah. Ja niimoodi sai alguse meie sõprus Ukuga ja tema naine Kertu tõesti hästi palju julgustasid mind ja käisime üksteisel külas ja mekkisime üksteise veine, et kui sa mingi hobiga alustad, see on hästi oluline, et sa leiad kellegi, kes on seda rada natukene kauem juba käinud ja sind kuidagi nagu julgustab ja aitab kaasa. Äkki sa räägid natukene sellest, mismoodi sai alguse koduveini konkurss, mis tänaseks küll on... Ma mingil on survas, just. Räägi sellest esimesest korrast. Sellest kõige esimesest korrast, jaa, just. See oli väga geniaalne kord. Ühesõnaga, endise meediainimesena olin ikka harjunud, et igasuguseid projekte on hästi kasulik mingi meediamajaga koos vedada. Mõtlesin, teeme koduveini konkursi ja läksin algul ühe teise väljaande jutule, lõpetasime Maalehega, aga et läksin ühe teise väljaande jutule, turundusjuht ütles, väga hea mõte, küll on tore, teeme ära. Mina läksin koju, süda rõõmus, kohe juba plaanid kirjas. Ja siis järgmisel hommikul turundusjuht kirjutab, et tead, me siin ikka omanikuga rääkisime ja see ikka ei lähe mitte. Ega üldse meie väljaandele ei sobi alkoholi propageerida. Kena, jõudsin Maalehe juurde. Maalehega läks kõik hästi, mõtlesime, kus me teeme lõppvõistluse. Türi lillelaat, kõigile tuntud tuttav koht. Seal on palju rahvast, saame palju kajastust, rääkisin selle korraldajaga läbi, kõik oli hästi, reklaamid jooksid terve, ütleme siis kuskil septembrist aprillini muudkui ilmusid artiklid Maalehes ja et lõppvõistlus Türil ja kuskil 6 aega enne helistan Türile, et no nii, mis kell siis ja kus kohas ja telefoni otsas on hoopis teine inimene, ütleb, vabandust, aga ei tea mitte midagi. Ja juhtunud oli selline asi, millega, sa ei oska ennast sellise asja vastu kindlustada. See eelmine korraldaja oli õige pea pärast meie kokkulepet kahjuks jala pealt ära surnud. Niimoodi, et ta isegi ei jõudnud mitte midagi nagu edasi anda, rääkida mingeid plaane, see oli täiesti mingi äkksurm. Ja ühesõnaga rada korraldajad ei teadnud meist mitte midagi. Ütlesid, ei, meil on ammu kõik plaanid tehtud, meil on eeskavad olemas, meil ei ole mitte kuhugi panna. Ja minul on žürii kokku aetud, minul kõik veinidki välja valitud, mida peaks finaalis hindama. Oi, ma siis nuiasin, et kuulge, leiame nüüd ikka kusagil kohalike rahvatantsijate ja meie mehe esinemise vahepeal ikka mingi pool tunni lava peal, et äkki me ikka saame kuskilt midagi maha hüütud. Nii et jah, selle esimese korraga neid närvirakke läks ikka nagu kuhjaga. Aga enne, kui ta Türile jõudis, oli siis see maitsmise voor. Toimus meie soomeliide õppeklassis ja need koduveine oli mingi kas 94, 97, natukene alla 100. Ja üks nendest oli väga hea, 4 oli enam-vähem joodavad ja ülejäänud oli lihtsalt õud neis. Ja ma ei liialda. Ja siis kutsus Tiina kokku koduveini klubi
nii et tegelikult oleme me talle tõsiselt võlgu ja võibki öelda, et ta on koduveini ema meil Estonias praegu, Eestis praegu. Ja järgmine aasta oli neid veine natuke üle 100 ja nendest kuskil 30 oli juba täitsa okeid. Nii et see hüpe, mis toimus nende arutelude ja degustatsioonide käigus selle aasta jooksul, andis juba nii palju nendele inimestele, et see tase kogu aeg nagu läks paremaks ja lõpupoole oli ikka täitsa põnev. No oli ikka igasuguseid imelikke ka muidugi, aga üldjoontes oli tase ikka väga hea. Aga see esimene kord oli tõesti... Jah, te undasite ja karjasite me peale, küsisite, kas piima ei jagata tervist kahjustava töö eest. Aga mis see hea oli siis? Mis kombinatsioon? Mis see kõige... Ma arvan, eks ta oli mingi õun. Kõige esimene võitjal meil Vilja Kiirats, siis Maarjus Mets sai teise koha ja see Kanarpikku Meelis sai 3. Järgmistel aastatel nad vahepeal vahetasid neid kohti. Aga siin tänagi on vähemalt 2 tüüpi, kes on koduveini konkursi võitnud ja saanud muuhulgas auhinnaks kursuse Sommeli koolis. Nii et nii mõnegi inimese elu on mõnevõrra muutunud pärast koduveini konkursi võitu. Jah, see raamat, nii palju kui ma vaatasin, et siin ongi igasugused need äpardused ja nipid, et kuidas paremaks saada nagu veini tegemise mõttes. Aga tegelikult on kogu see lugu, nagu juba ka siin kuulda oli, et tegelikult on see lugu kogu aeg selline igasuguste kentsakate äparduste ja bürokraatlike selliste vastulainete vastu võitlemine ja kui ma olen ka vahel siin vaadanud sotsiaalmeedias ikka viskab jälle mingisuguse teravalt üles kirjutatud loo, kuidasmoodi on jälle Tiinal mingisugune täiesti uskumatu lugu, kuidasmoodi tuleb mingisuguse 1 tähe muudatuse pärast seal kellegagi instantsides vaielda ja see kuidagi mõnes mõttes ei olegi ainult nagu selline, mida iganes sa teed, ei pea olema vein, aga lihtsalt see, et kui sa tahad teha asja ametlikult, siis hakkavad juhtuma sellised väljakutsed. Kuidas sa nendega oled hakkama saanud? Juba alates sellest, et kui sa kirjeldad, et sa ei saanud seda rahastust, eks ole, ja ikka, mis alkohol, et see ei sobi, kuigi sa tegelikult inimkultuuri osa, tegelikult iidsem osa kui ajakirjanikuks olemine. Aga jah, see kuidagi räägi nüüd äpardusi meile ka ja kuidas sa ikkagi sellest nagu siis hommikul üles ärkad ja edasi naeratad ja edasi lähed nende jamadega? No ütleme niimoodi, et tõenäoliselt on väga palju siin kaasa mänginud see, et ma olen olnud ka ajakirjanik. Tõesti, ega ajakirjanik ei karda helistada enamasti. Kui on vaja, haarad telefoni, küsid järgi, ajad õigust taga, et see on jah niisugune lisaboonus mul ja ausalt ega ma kujutagi ette, et eraettevõtja saaks olla mingi vaikne väike hall hiireke ja see lihtsalt ei ole tehtav. Sa pead ennast ikkagi mingitest müüridest ja mugavustsoonidest välja murdma. Aga missuguseid jaburaid lugusid näiteks on meil koroonatutvustus, kõik kohad on kinni. Juba mitu kuud pole siin majas käinud mitte ühtegi külalist ja ei lubata ka. See tähendab muuhulgas seda, eks ole, et sul ei ole käivet, raha juurde ei tule, aga kulub ju kogu aeg, nagu me kõik teame. Ja helistab mulle siis Veterinaar- ja Terviseamet, et nemad nüüd tahavad tulla mulle kööki kontrollima. Ja kõik listeeriaanalüüsid ja mis kõik vaja teha. Mina ütlen elde taevas, et mul tõesti siin ei ole mitu kuud mitte kedagi käinud, et miks nagu peaks või. Saab aru, et ei leia siit mitte midagi ja üle pea, kas teil koroonatõend on, et te mulle nagu tuppa tohite tulla, või see vaktsineerimistõend. Ja siis argumenteerisime, et ütles, et okei, teeme siis niimoodi, et teeme nagu kaugkontrolli.
ja ma pidin saatma mingeid arveid, dokumente, mingeid laborianalüüse, tõendeid, ma neid saatsin kõik ära ja mulle tuleb arve 4 tunni töö peale. 4 tundi. Te rääkisite minuga 20 minutit, võib-olla neid meile, neid dokumente lugesite järgnenud 20 minutit, et kuidas teil nagu see 4 tundi tuli? Meil nimelt on seadus, et me peame ise kõik need kontrollid kinni maksma. Ja siis ta ütles, et no jaa, aga ma ju planeerisin teie juurde tulekut ja mõtlesin ja tutvusin eelnevate dokumentidega ja ühesõnaga tuleb maksta 4 tunni töö. Ja siis ma olin muidugi mõnevõrra vihane selle peale ja panin selle Facebooki üles, sealt kohe korjas selle üles Ekspressis ilmus, no siis ma vormistasin ta niimoodi paremaks artikliks ja sain väga palju toetuskõnesid selle jabura nõude peale, et peab kõik kontrollid ise kinni maksma ja reede õhtul, no Ekspress ilmub veel kolmapäeviti, reede õhtul kell 7 helistab mulle Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor isiklikult ja ütleb, teate, eraisikuna mul on absoluutselt teie poolt ja ma saan aru, et teil on õigus, aga meil on selline seadus ja me lihtsalt peame teilt selle raha välja nõudma. Ma isiklikult vabandan, et see niimoodi nõme praegu välja paistab, aga nii on, ühesõnaga maksa ära mölisib. Üks niisugune näide. Aga mis oli selle mingisuguse sõnastuse teema? Ma arvan, et see oli selle aasta mingisugusel... Sa mõtled neid geniaalseid teenisid? Grammatilised sellised... Jaa, grammatikaga on meil ka kogu aeg hästi keeruline. Et tegime, näed, selle sama konnisi. Just näita, see on siis meie konjakilaadne jook, me teame kõik, et konjakaks seda nimetada ei tohi, ta siis ametlikult peaks olema viinamarja pressijääkidest valmistatud jook. Ja alkoholiregistrist lükatakse etikett tagasi põhjendusega, et see ei ole mitte viinamarja, vaid viinamarjade pressijääk. No, parandasime selle ära, järgmine päev tuleb silt uuesti tagasi ja selgub, et ei tohi olla mitte pressijäägid, vaid pressimisjäägid. Et siis mul ikka oli närv juba üle keskmise must, aga kuna me seda jooki tegime koostöös Atla distilleriga, siis need mehed vihaktasid kõvemini. Nemad läksid kaebasid Keeleametile. Keeleamet tegi ettekirjutuse alkoholiregistrile, et grammatiliselt oli minu versioon õige, ma ütlesin, kurat, ma ei tea, ma olen ikkagi ülikoolis keelt õppinud. Ja selle peale alkoholiregister teatas, et neid Keeleameti ettekirjutused ei huvita, nemad jälgivad juriidilist teksti ja juriidiline keelekasutus on midagi hoopis muud kui keeleline õige kiri. Et ühesõnaga sõitke seenele. Ja kuidas sa siis kirjutasid lõpuks? No vaata, kuna ma tahan seda jooki müüa, selleks peab ta mul olema ametlikult registris, tõmbasin kõrvad lidusse ja kirjutasin nagu nad tahtsid, aga seda küsimust arutati ministeeriumis ja see proua ei ole rohkem mulle julgenud väga vastu vaielda viimased nädalad. Ikka neid lugusid siin jätkub ja üks su poegadest andis mulle vihje enne esitlust, et räägi natuke ka sellest, kuidas sul on siin see oma pereäri tekitamine läinud, et üks poeg on sul 30, teine 20, oli nii umbes jah, nii täpselt 21, nii et ühesõnaga juba sellised täisealised. Samas, kui me nüüd nagu natukene liidame ja lahutame, et ütleme, minu jaoks oli see 2007-2008 16-17 aastat tagasi hakkas siis emme nendesse pudelitesse siin veini villima rohkem ja no ühesõnaga need lapsed ju tegelikult kasvasid sellise veini mulksumise saatel
ja nüüd on nad täisealiseks kasvanud. Oleks muidugi väga huvitav küsida, millal nad esimest korda veini maitsta said ja mismoodi nad siis esimest korda koduäri maitsta said, et see on väga selline, näha on, et praegu nad väga palju siin aitavad, vähemalt täna. Ja nad ikka aitavad muidu ka. Poisid, mina küll ei mäletan, millal mina teile esimest korda veini andsin, keegi mäletab või? No ma usun, et üsna aegsasti ikka, et muuhulgas sellepärast, et oleks ära maitstud, et ei ole seda muret, et peab kusagil minema salaja ja ma ei tea, mis kõik emme eest varjates, et las parem õpivad tundma kohe häid jooke. Aga mismoodi see pereäri on läinud, et vaata, eks teismelised nagu nad olid, siis mõni neist, kui ma alustasin, et eks siis alkoholiga tegelemine ikka nagu põnev tundub, et ega ma ei ole pidanud neid nagu sundima või ajama mulle appi, et nad ikka üsna ise on ka selle asja vastu huvi tundnud ja mõlemad on juba ka proovinud oma veine kääritada, Gregor ka niisugused mõnesajaliitrised batchid juba Gabriel esialgu on teinud neid väikesed 30-liitriseid tünne, et eks ta nii tasapisi läheb, mina nende vanuses ka veel veini ei teinud, et võib-olla vein on niisugune natukene vanemate inimeste hobi, et küll nad jõuavad veel sinnani, et hästi niimoodi täiega veinärisse sukelduda. Küsin sellega nüüd siis ikkagi ära, et aga kui vana sina ise esimest korda olid, kui sina veiniga kokku puutusid? Ema väidab, et ma võisin olla 4-aastane, kui vanaisa sünnipäeva peeti ja laual oli õunavein kannuga ja ilus kollane jook, eks ole, ja ma olin selle siis niimoodi vaikselt ära nahistanud, ju ta oli magus, nagu need vana ja veinid olid ja siis ma olla natukene aega olnud väga lõbus, elav ja laulnud ja lõpuks lauale magama jäänud. Niimoodi, et eks on ka niimoodi just aegsasti, ju see on meil pereviga, mis teha, Ilmselt ei saanud ega väga kange olla, sest siis ta nagu oleks igasuguseid muid tegevusi teinud, mitte lihtsalt lõbus olnud. No tõenäoliselt ma seda nüüd, väike laps ju mul see piir jõudis rutem kätte, ei tee rutem magama. Aga Sobleriga kooli direktorina ma võin küll öelda täitsa rahulikult, et need, keda on õpetatud, ma ei ütle just maast madalast, aga ikkagi noorest peale alkoholiga suhestuma, ma ei ütle mitte jooma, vaid nad on saanud maitsta, nad teavad, mis see on, reeglina väike laps ei taha nii teda ju, sest ta on nagu vastik ja kange ja hapu ja mis iganes. Et nendest suure tõenäosusega ikka joodikuid ütleme ausalt välja ei tule. Et kui ta on õppinud, ja ma ei pea silmas siin kooli, vaid ta just vanemate kõrvalt on õppinud, et jook käib toiduga koos ja see ei ole niisama lihtsalt sisse vuristamiseks, siis lähevad asjad õiget rida pidi. Ma ise arvaks lisaks siia juurde veel, et veinimeistrite lastest tõenäoliselt ei saa joodikuid muuhulgas sellepärast, et neil ei ole paanikat, et ma ei tea, poest on palju jooki ostutud, kõik tuleb ära juua, või et äkki saab otsa või. Meil ei saa vein otsa. Meie majas lihtsalt vein ei saa otsa ja ka sellepärast teil on sul ka mingit tohutut survet, et võtame ruttu ära, siin näeks tuuks uued pudelid või niimoodi, et meil on vein kogu aeg olemas või et äkki ema-isa näevad. Ja seda muret siin majas ka ei ole ja näevad niikuinii. Aga sa poest ka ühe veini ostad või oled täitsa niimoodi eestimaine ja oma toodangu peal? Ei, muidugi ma ostan poest ka veini, sest et erinevate juhtumite jaoks on erinevad veinid, mis sobivad. Teine asi on see, et vaata, ükskõik kui hea veini ma olen teinud iseenda oma, ega lõputult ei jaksa nagu mingeid samu maitseid proovida. Veel üks argument on see, et minu jaoks nagu puuviljamarja veinindus ja viinamarja veinindus on nagu ühe terviku, see on nagu üks tervik, et ma maitsen portveini, mõtlen, me saaksime seda teha kirsiga
me saaksime seda teha arooniaga, paneme sinna tilgakese mustsõstat ka sisse. Ma maitsen jääveini, mõtlen, me saame seda teha õunaga. Ehk et ja vinjaverded ja kõik meil on väike kerge mull sees, mõtlen, okei, teeme mingi valge, kerge, mõnus peenike mull on sees. Et ma õpin ka töövõtteid Viinamarja veinide pealt. Et ja ikka ostan poest ka, jah. Ja kus on siis see sinu enda veinitoodang kõige kaugemale, kõrgemale jõudnud, et ma lugesin meie teisest äsja ilmunud raamatust Minu Lahemaa, ka sinu kohta muideks, ja lugesin, et rabarberi mull on jõudnud kusagile, ma ei mäleta nüüd, kas see oli Berliini, jah, Berliini on jõudnud. Seda ei võtnud see ilmu raamatus? Issand, ma pean minema seda ruttu. Et seal on täiesti see sees ja kohe tuli siit üks... Ja, on müüdud Berliinis Michelini tärniga restoranis, mu vein on saadetud ka Šveitsi, terve aluse täis, mu veini on saadetud Austraaliasse, aga Austraalias olid lihtsalt sommelijad, tundsid huvi Eesti veinide vastu. Šveitsis on müüdud ja mida sa nüüd tassid siin? Välismaale ikka on sattunud. Saadeti ka Pariis laua peal. Ja, mõned veinid on Pariisi veinivõistlusel saanud hõbedaid ja pronkse, aga mismoodi jõuab vein Berliini Michelini tärniga restorani? On siis jällegi enne süüdi, et tegi meid tuttavaks Aivar Ansoniga, kes tegeles EAS-is Eesti maitsete tutvustamisega välismaal. Oli mingi degustatsioon Berliinis Eesti saatkonnas. Aivar võttis sinna mitmesuguseid Eesti veine kaasa ja seal anti neid maitsta siis kohalikele sommeliedele, ajakirjanikele, peakokkadele, igasugustele. Ja siis ühel hetkel ootamatult sain telefonikõne Berliinist, et väga neile meeldib rabarberi vein, aga et kas ma võiksin saata nagu teisi veine ka veel maitsta. Mina pakkisin kohe paki kokku, aga meil on alkoholi saatmisega välismaale igavene häda. Kui sa tahad saata suuri alusetäisi, siis neid firmasid, kes seda vahendavad ja kõik tolliteenused ja asjad ja need on kohe kõpsti olemas. Kui sa tahad saata ühe kasti veini, siis see on üks rist ja viletsus. Ja nii juhtuski, et kuigi mul oli kõik kindlustatud ja mis kõik veel, aga DHL teatas 2 kuu pärast, et entschuldigung bitte, aga see pakk on nüüd kadunud küll. Maksti mulle kahjutasu välja, mina panin uue paki teele. Sellega oli järgmine häda. DHL töötab 9-5. Michelini tärniga restoranid alutavad kella 6. Ja Saksamaal ei ole lubatud helistada kliendile, et me nüüd tuleme. See on hirmus isikuandmete kaitse rikkumine. Et nad lihtsalt ilmuvad ukse taga, kui keegi ust lahti ei tee, nad saavad minema. Ja siis ma ikkagi kirjutasin meetripikkuste punaste tähtedega ja katsusin helistada ja ütelda, et helistage palun sellel numbril, mis seal kirjas on ja öelge, mis päev te tulete, et siis see poiss tuleb enne kella 5. Saage aru, siis keegi lihtsalt pansab. Läbi suure häda jõudis pakk kohale, pooled veinid olid katki. Läks veel paar nädalat, DHL teatab, tähte me leidsime, et selle esimese paki üles. Aga seal olid teised pooled veini katki. Ühesõnaga, jahmerdamine käis aprillist septembrini, enne kui Johannes oli kõik veinid kätte saanud, suutis nad läbi maitsta, ütles, ja ei, see rabarber ikka meeldib meile kõige rohkem, selle me võtame. Millistes Eesti restoranides sinu veinid on? Praegu üsna vähestes. Enne koroonakriisi olid meie veinid 18 restoranis Saaremaal, Otepääl ja kõige enam siis muidugi Tallinna vanalinnas. Praegu siis on Sagadi mõisas, kellele me oleme teinud ka nende oma märgi veini, näete siin Sagadi mõisa veinid on siin üleval teisel riiulil olemas. Ja siis on endine Leib, kes kogu aeg on väga hea meelega alati Eesti jooke pakkunud.
Siis on Raado, kes müüb kirglikult seda Pohla-veini, mis teil klaasides oli või on. Siis on Spot ja siis on pigem selliseid nagu ühekordseid projekte, kus kutsutakse, tellitakse üritustele. Kuidas sul tunne on üldse, mismoodi eestlased suhtuvad nendesse nii-öelda koduveinidesse, mida ei saa enam tegelikult ju koduveiniks nimetada, kui sul on nagu ametlik tootmine? Koduvein on siis, kui sa teed kodus endale tünni või pudeli sisse. Kui oled tootja, siis sa teed kuhile marjaveini. Ja suhtumine on nüüd selle 10 aasta jooksul hakanud tänu kõikide veiniteele kuuluvate veinitalude ühisele pingutusele muutuma. Et ikkagi väga palju enam ei arvata seda, et Eesti vein on ülimagus, paneb pea valutama, ei kõlba suurt millekski, et ikkagi vägagi peetakse lugu, mitte kõik muidugi, aga kõiki ei suuda sa kunagi hõlvata. Aga praegu on siis veel ka see, et kuna Põltsamaa on juba 2 aastat tootmise lõpetanud, Võhuveinist ei tea ma ausalt öeldes suurt midagi, nendel on kogu aeg hästi keeruline, omanikud viimati olid vist aserbaidžaanlased, et see on seal ka käest kätte käinud, et Eestis niisuguseid väga suuremaid vanast ajast pärit tootjaid ei olegi enam, et kõik ongi juba sellised uuema ja joogid, et neid pannakse ikkagi pidulauda juba päris meelsasti. Kas on äkki mõnel sõbral, sugulasel, publiku hulgast midagi hinge peal, mida ta tahaks küsida Tiina käest? Avalikult ma võin siia liikvele tulla, kui on midagi öelda või küsida. Sest nagu raamat on väga-väga värske, raamat tõesti sõna otseses mõttes saabus reedestul Pürgivajast. Neid, kes seda juba korralikult lugenud on, ilmselt on raamatuna ei olegi enneluges juba faili. Aga jah, nii, Tiinat te ilmselt teate, tunnete ja võib-olla on mõni küsimus. Nii, jah, see on siis minu lähema Liisa. Ja tere, mina ei tunnegi Tiinat, aga mina kui ise äsja raamatuga maha saanud nimelt huvi, et kui kaua sa kirjutasid seda ja kas oli see selline kohusetunne või selline nagu või kirjutasid seda rõõmuga või kuidas see protsess käis? Kirjutamine on ikka puhas naudinguline tegevus. Mulle päriselt meeldib kirjutada, aga tegelikult siis kohe, kui me siia majja kolisime 10 aastat tagasi, hakkasin ma iseenda jaoks mingit blogilaadset asja pidama. See oli rohkem nagu see, et ma ise mäletaks, kui palju maksin põranda kalde valamise eest ja mitu põõsast ostsin ja kust põõsad sain. Aga pidasidki rohkem nagu enda jaoks niisugust blogile mitte rohkem, vaid see link ei olnudki kuskil avalikult. Aga ma ei mäleta, et see oli jube ammu, 2016 umbes, kui sa tegid mulle ettepaneku hakata kirjutama. Ja hakkasin otsast siis kirjutama, aga mul maist oktoobrini enamasti aega ei ole, et talvel kirjutasin, siis meil olid vahepeal ka mingid avaldamise tähtajad, aga jälle ma jooksin aegadega üle, endale ei olnud aega kirjutada, siis kadusid mõtted ära ja siis kadus mul vahepeal motivatsioon ära, aga mitte raamatu kirjutamise motivatsioon, vaid veinimeistriks olemise motivatsioon. See on siin raamatus ka kirjas peatükkidega segaduse aeg ja muud seesugust, et ma mõtlesin, ega siis nüüd inimene ei pea ilmtingimata veinimeistrina surema, et võib-olla maast saab vahepeal hoopis, ma ei tea, kokk või pagar või kedagi muud ainult. Ja lastekasvatajaks. Siis mul oli seda väga võimatu kirjutada. Kui ma ei teadnud ise ka, kes ma olen, mismoodi ma jätkan. Aga sellest momendist eelmise aasta sügisel, kui ühel hetkel see selgus minuni saabus, oli raamatu lõpuni kirjutamine puhas rõõm. Ma tegelikult andsin ta üle 6 aega varem, kui me olime kokku leppinud. See oli 29. veebruar. Ma mõtlesin, sellist päeva on väga harva meil juhtub, et
las ma teen 29. veebruaril ära igasuguseid asju, mida ma tavaliselt ei tee. Ja kirjastuse raamatu üleandmine oli üks neist momentidest. Ehk et mingi 8 aastat jupiti. Ja ikkagi kirjutasin ainult siis, kui tundsin, et midagi tahab välja tulla ja paberile saada ja ikkagi kirjutamist peab kaifima, ei saa muidu kirjutada. Palju sul nüüd juba märkmeid on peale selle raamatu äraandmist? Millal tuleb teine osa? Ma järjest avastan viimaste päevade ajal tõesti, kui palju mul on lugusid jäänud raamatusse panemata. Väga hea, see on järgmine raamat on olemas, ega ma ei pea nagu ise iga kord väga pingutamagi, minuga lihtsalt juhtub. Mina ise ei pruugi üleüldse väga nagu pushida, aga minuga lihtsalt juhtub ja kui niimoodi oskad sellest niisugust lugu näha, siis on selle kirjapanemine puhas lugu. Jaa, selle sarja, see nii-öelda meie sari, mõte ongi see, et ühest küljest on siin neid tarkusi, aga need tarkused on kõik sellistes lugudes. Sest et mida inimene tahab lihtsalt inimeselt eelkõige on tegelikult kuulata lugu, sest see on alati kõige huvitavam. Ja minu meelest ka niimoodi väga mahlakas tundub see, et jälle mingi äpardus ja see kõik kuidagi nagu toimib siin väga hästi minu meelest. Et tarkused tulevad koos nende lugudega. Et saab võib-olla teiste äpardustest õppida vahel, Tiina äpardustest. Aga on äkki keegi veel tahab midagi küsida või ütelda? Jaa. Minu küsimus on Tiinane, kus sa näed oma tegemisi 10 aasta pärast? Kes see seda teab? Kui ma 10 aastat tagasi Veinitaruga alustasin, kas ma oskasin ette näha, et toimub mingi tohutu raamatu esitus? Jummel, eks see näis. Mul tegelikult on hakanud suhteliselt tugevalt huvi pakkuma kangema alkoholi tegemine. See on niisugune uus valdkond, mida ma võib-olla üritan nagu niimoodi rohkem tulevikus ampsata, sest sellega ma ei ole väga palju veel tegelenud ja see tundub huvitav. Ja meie sinu 2 kursusõde, kes on ainsana jäänud ajakirjandusele truuks meie kursuselt, tahame teada, kas sinus on veel ajakirjanikku, kas on lootust, et sa selle veini tegemise kunagi poistele pärandad ja siiski pöördud oma elu suurima armastuse ajakirjanduse poole tagasi. Seda, aga kui see ei juhtu, Pinks, olen mina niisugune penskar, et ükski toimetus ei võta mind enam. Aga lugejad on penskarid, siis me vananeme koos lugejatega, nii et Jaa, ma tuletaksin sulle meelde meie esimese kursuse tööd, kus me tegime mõttelise ajalehe Vikatimees ja meil olid kõik ametid olid kursusel ära jagatud, kes oli peatoimetaja, kes oli surmakuulutuste osakonna juht ja kõik. Meil oli ju ammu plaan valmis. Ja äriidee võiks olla ka kalmistu teataja. Just. Et mine sa tea, siin võib muidugi ühel hetkel veinimeistrina jätkamisel tulla vastu mõningane tervislik tõrge. Selles mõttes, et juba praegu ma väga ei taha teha õunaveini, sest et veinitegija tööteate on väga füüsiline töö, päris raske töö. Kõikide nende marjakastide, kottide tõstmine, purustamine, pressimisjääkide väljavedamine, see on füüsiliselt nõudlik ja ega ma nooremaks ei lähe, et üks päev võib-olla ikkagi seljalt käib krõks läbi ja siis nagu väga ei vehisin. Et siis ma kirjutan memoaare ja kui on kusagil mõni toimetus, kes nii vanu inimesi tööle võtab, vaatame. Ma küsin siis ühe küsimuse veini kohta ka. Mäletan, kui sul oli ilmunud koduveini aabits, millalgi pärast seda me istusime Eismaal, ilmselt me olime otsa ka väga erinevaid veine degusteerinud ja hommikul sa kirjutasid mulle raamatusse pühenduse. Ka väga hea vein, kui seda liiga palju juua, paneb peale. Küsimus on muidugi inimese organismis ja ka treenituses, aga
kui palju sina võid ühel päeval juua väga head veini, nii et see ei pane pead valutama? Jaa. Ma vastan Tiina eest, pärast ta täiendab. Olles läbinud sommelier kooli kõik 3 kursust, mis tähendab, et ta on ära degusteerinud umbes 500-600 erinevat veini ja ma rõhutan sõna degusteerinud, mitte joonud, siis tema kui professionaal oskab sülitada. Sest kui mitte midagi muud meie koolis ei õpi, ma loodan, et see ei ole muidugi ainuke, siis sülitama õpivad nad kõik. Ütleme niimoodi, ja tuli tagasi, et ega ma ei ole neid pudeleid lugenud, kui palju sisse mahub, aga kuna enamasti on mul järgmine päev tihe tööpäev või tulevad kliendid, et ma siis ikkagi ühel hetkel pean seda alati meeles ja lõpetan ära, sest nagu öeldud, meil ei ole seda joomise sundust, et äkki saab otsa või ma ei tea. Ma tean iga kell, et kui on vaja, võtan juurde, kui ei ole vaja, jätan seisma. Et ma ei oska sulle koguseid öelda. Järgmine kord, kui alustame, siis hakkame otsast lugema. Teeme nii. Mis su lemmikvein siis on? Või võib-olla midagi soovitada, nagu, et mida siis inimene, kes siin istub või inimene, kes seda hiljem kusagilt internetiavarustest kuulab ja on siiamaani jõudnud, et midagi soovitada, mingi vein ja millega seda siis näiteks juua, mis söögiga? Kõige sagedamini esitatud küsimus. Hea vein on see vein, mis teile endale meeldib. Seda ma räägin alati ka kõikidele hobi koduveini meistritele, et tähtis on, et te teete sellise veini, mis teile endale meeldib. Ivar on, ma olen seda kogu aeg rääkinud. Et kui teile meeldib magusvein, siis tehke enda jaoks magusvein ja kui naabrimees ütleb, et see ei kõlba kuhugi, siis saatke naabrimees seenele. Täna sooja ilmaga minule meeldib rabarberimull, hea, kerge joogi januga. Talvel istun kamina ees, timmin kohlaveini või arooniaveini, et kõik oleneb hetkest. Kõik oleneb hetkest, ei ole seda, et on kogu jumala aeg ainult üks lemmikvein, see ei ole võimalik. Aga kui sa mõtled teiste Eesti veinitegijate peale, siis kelle veine või äkki isegi mõnda konkreetset veini sa nagu rahvale soovitaksid? Peale enda veinide, ma mõtlen. Meil on väga head suhted meie kõige põhjapoolsem veinitalu ja USA-aluse kõige lõunapoolsem. Ja kuna me omavahel jagame ka ühe teatud viinamarja kasvataja viinamarju, et Salarise saagi heinaseinas jagab pooleks, pool tuleb mulle, pool läheb Marisele ja me teeme sellest täiesti erinevaid veine, kuigi mari on täpselt sama, kasvanud täpselt samas kohas. Siis mulle väga meeldivad Muurimäe-õunad, sellepärast et nendel on ka hästi palju erilisi veine ja ka nendel on pigem selline hästi tugeva, intensiivse maitsega veinid, et kes meie on maitsnud, siis jah, ma olen niisugune pedaali põhjavajutaja maitsetes, et niisugusi väga pooltoone ma ei harrasta. Ja muidugi üks väga vinge asi Eestis on allikukivi rohelise sõstra vahukas, mida vahel on ja vahel on otsas. Ja üks, mida ma tahaksin maitsta, mida ma veel ei ole jõudnud maitsta, aga mis sai selle nädala keskel Talupidajate Keskliidu parima talujoogi auhinna, on Tori muraka vahukas. Kui kuskilt kätte saate, tooge mulle ka. Ma kujutan ette, et see võib olla väga hea, kui sulle vähegi mustikas meeldib. Murakas, murakas. Jah, veinis on tõde. Kas on kellelgi veel küsimusi või jätkame ilma kaamerate ja mikrofonideta oma melu? On sul endal midagi veel hinge peal, mida sa tahad soovitada? Jaa, kõikide oma maja ekskursioonide lõpuks tsiteerin ma ühte araabia vanasõna,
mis ütleb, sa võid 1000 korda halvaa hüüda, ka suus sellest magusamaks ei lähe, mis tähendab seda, et me siin muudkui räägime ja räägime veinidest. Eks te peate minema ja õues neid proovima, siis te saate pildi selgeks, millest me siin rääkisime. Ja mina ütlen nagu raamatu kohta see, miks me siin nagu päriselt istume. Tuleb välja, et ma olen ainuke inimene, kes seda lugenud on. Tasub see raamat endale soetada ja tõsiselt ka läbi lugeda, sellepärast et need, kes on vahel, kes hakata tegema puuviljamarja veine, siis nüüd jagunevad peale raamatu lugemist 2. Ühed saavad kinnitust, et seda rasket teekonda ma elus ette ei võta ja teised mõtlevad, et näe, kui tema sai sellega hakkama, küll saan ka mina. Ja lisaks on seal ka väga toredaid nippe, mismoodi oma veinid selgeks saada, seltades või maitset paika. Ühesõnaga väga väärt lugemine ja kes nagu elus ei kavatse veine hakata tegema, tasub ikkagi lugeda, sellepärast et see on lihtsalt hästi huvitavalt kirjutatud ja kohati päris lõbus raamat. Mina tänan kõiki ja vast kõlistame teiega klaase veel siin sees ja väljas.